hakkas võib-olla mul natukene nagu selles suhtes kurva tooniga, sellepärast, et vaat, kui sa oled juba 80, siis hakkab ihu juba otsima mingisuguseid vigasid ja minul hakkas tulema näiteks paremasse kätte, mis on päris oluline vaipade tegemise, kavandi tegemisel, kudumisel. Tõmmet tõmbasid natukene kõvereks ja niimoodi, aga siis on ju kultmeelt, sa ei saa seda teha, seda. No võt, siis sai enne süsti, läks paremaks, nüüd vaipu kududa. Aga siis ma olin juba avastanud endale selle uue elukutse kirjutamise ja see oli poolegi, ma ei saanud seda pooli teha. Niimoodi hea terve käega väiskesin aega ja kirjutasin edasi ikkagi. Aga siis 2 eelmist raamatut on siis niisugused võib-olla veel päris vanemat aega meenutavad. Aga äkki mälu lõi ette selle aja, mis on Stalini aeg, mis on Nõukogude aeg ja mis oli oma moodi aeg ja me oleme kõik selle vaprast üle elanud ja elame edasi. Ja see aeg oli, siiamaani oli niisugune tunne, et ei taha seda aega puhuda. Ei printsliga, ei mõttega, ei kirjasõnaga, aga äkki ilmselt oli aeg nii kaugel, et kuna see aeg oli ka karm, tõsine, aga ka tihti naeruväärne ja naljakas. Ja selle tõttu siis ma võtsin sellise asja, et need natuke koomilised lood, mis juhtusid küll nõukogude ajal reisides või olles, et isegi mõned niisugused asjad, mis juhtusid sellel ajal, et võib-olla üks või teine lugu, siis on selle asja esindaja. Näiteks mul on seal üks kaunis viimane jutt, mille nimi on Vaip. No mina olen ju vaipu teinud ja vaipu kudunud ja kõik. Ja siis selline lugu siis, et see oli väga tüüpiline tol ajal. Esitasin oma kavandi, see oli kunstnike liitu, kunstifondi ja siis kutsuti mind välja, et või väga ilus küll, aga siis nagu keerutav jutt oli, aga see oli kavand laulukaar ja sinine taevas, pilved taevas, aga üks pilv oli Eesti kuruline. No mina mõtlesin, et see on väga vägev leid ikka ja aga siis hakati rääkima, väga ilus, me tahaks telgida, kui natuke saaks muuta, et võt see üks pilv on natuke nagu liiga natsionalistlik. Ja siis ma jäin sinna, ma ei teinud midagi, võtsin oma kavandi, aga ikka tegin selle natsionalistliku pilvega selle varga valmis, see pärast osteti ära ilusti ja praegu ta on seal kunstimuuseumis ja käib lõpsalt igasugustel näitustel. No näiteks see jutt võib-olla oli selle asja esindaja, mis juhtus. Võib-olla üks on veel. Üks novell on, mis on puudutab Juhan Jaiki, tähendab ühe Juhan Jaigi Kaameli pasuna puhujatega see novell, mis ma lugesin kuidagi ja ise tundus, et see tuli väga ilusti välja. Aga siis ma sain väga ilusa vastuse. Ma tahtsin seda avaldada ajalehti edasist tol ajal. Aga siis sellest tolle ajal, kirjandusteadlane, väga kirjandustundev inimene kirjutas niimoodi, et see oli tema arvates väga suur õnnestumine, aga seda ei saanud avaldada, kuna Jaik oli pagulane ja seda kirjanikku ei olnud sobiv nii heas valguses näidata. Ja siis oligi see, näiteks see need olid võib-olla need 2 tükki. Siis igasugused asjades seigad, mis juhtusid võib-olla ka reisidel, küll piirivalvuritega ja passikontrollidega ja see hirm ja peitmine ja seal leiate niisuguse asju. Aga iseenesest lapsepõlv, ma käisin koolis, no see kooli, Tallinna kool oli niisugune tõesti karjuline Stalini pilt oli seina peal ja siis tublimad said pohlavarsi korjata ja siis ümber peidil panna. Aga siis kui Stalin suri, selle asja peale tuli ka minu vanaisa, sellepärast oli kõik enam-vähem samal ajal, sellepärast et ta oli kuidagi nii heitunud sellest kõigest ja see kõik see kolhoosi minne ja loomad ja kõik, nagu ikka see oli. Ja siis olid tema matused, aga sellest ajast peale jäime me kogu aeg käisime siia. Nii et kõik muud kõrvalhooned, maad olid ära võetud, aga üks maja, mis oli siis elumaja ja isale ja seal me olime. Kui mitte meie, seal elasid õpetajad,
üks väike sahver, kus me neljakesi, siis olid meie ema, isa ja me kaks õde-venda. Ja nautisime seda maaelu, sest meie lapsed olid väljal käimised, kalal käimised, loodus, heina tegemised, lehmad, et kõik see, mis meile väga meeldis. Loomad, loodus, metsad, lakas magamised, kõik sellised asjad. No vot, ja nii oligi, aga ma ei räägi rohkem äkki, sellepärast ma tean, et siin on juttu, mõned jupid lugeda. Need jutud on päris pikad, nii et tervet juttu ei saa lugeda, aga mul tuli meelde, et mul oli tore praktika ja siis üks praktika juhend tuli ja võttis, kui õpilased sõid, siis nemad ütlesid, et ei, mina praegu ei söö, mina haastun. Aga siis selle vastu ajal ta võttis Vallamaja raamatu riiulist ühe minu ema tõlkitud raamatu, mis oli Salinger Kuristi krukis ja hakkas lugema ette nendele. Ja siis pärast ütles, aga see mul ongi see mõte, et ma loen sinna maani, selle kohe veel lõpetan ja ma tean, et nad lähevad koju ja loevad edasi. Et ma arvan, et see